Kui ma nüüd ütlen, et see on missioon, siis kindlasti osad vaatajad hakkavad oksele, aga... Ma arvan, et see muusika on see väga koolalt valitud. See on selline klassikalise muusika hitit, mida kõik on tõenäoliselt kuulnud, kas nad on kontserdil käinud või ei ole, kuskil raadios on ikka midagi kõrva jäänud. Ja kui sinna juurde tuleb nagu muhe nali, siis on see võib-olla tõenäoliselt valguslik mõlemast otsast. Võib-olla mõni klassikalise muusika austaja näeb esimest korda reisiraadiot ja vastupidi. Kui vaadata nagu inimesi, kes saalis istuvad, et ega nad on päris šokeeritud. Nad ikka ei saa eriti üldse aru, mis toimub, et nüüd tuleb mingi tõsised muusikud ja siis nad peavad kuulama ja mõnda ilmet on väga huvitav jälgida. Te olete avastatud. Selgelt välja võtta. Kiirustada ma mõtet, see on laulsa menevad välja, see on kõik laulu. Ai, sip, kõnni, sip, kõnni. Nüüd me näitame, kuidas sünnib Alev Ström. Minge näidata. See on nii-öelda sünnitusmaja. Alev Strömi sünnitusmaja. Nii. Nagu mul enda pulme vähe oleks. Mis Alev Strömist Alev Strömi teeb? Näete? Mõtted. Jaa, õige. Ahman teab. Mõtted ja... 2 tutti. 2 tutti. Tutt 1. Mis on Strömi ja naiste vahe? Kui naistel on 1 tutt, Strömil on 2 tutti. Naistel on 2. Ja naistel on all, aga Strömil on üleval. Keset nägu. Ma ütlesin, mis sa Venemaal nimeks paned nüüd, Petja Ivolk. Oi ei, see ei läheks Rootsist läbi. Rootsis, vana rootsi keeles on Petja. Petja on vana ema. Ivolk on aluspüksid. Seda ei müüks Rootsis. Aga meil on olemas selline luuletus nagu vanaema vanad püksid. Aga oot, seda meil ei ole. See on võib-olla selle järgi. Meil ei ole. Meil on vanaema on ikkagi lugupeetud inimene. Meie vanaema aluspükstest ei räägi. Aga no, igal keelel on omas. Aga ühe sõnaga ma tahan seda öelda, et see, mis ma praegu ette loen, on originaaltekst minule kirjutatud. Trömmi võib tegelikult kutsuda veel ka tuttnäoks. Alev tutt. Mis see on? Väga hea. Sul on publikul midagi öelda. Et on nagu kunstnik, et sa nagu ju maalid, sul on ateljee mingisugust lõuendit täis, mis on igasuguseid jooni, jutte. Ja siis ühel hetkel tekib ikkagi see värk, et kui näitusepäev jõuab kätte, pead sa kuidagi selle oma loodu ja selle loomingu pead kuidagi nagu nii-öelda eksponeerima. Kui vaat need õhtused kontserdid on just nimelt täpselt sellised, eks me oleme sellised õhtused loomad ka ju kogu meie see seltskonna õudsed pöödi. Ja selles mõttes täpselt ütleme niisugune 19.00 on täpselt niisugune magus aeg, kui asi käima läheb. Tegelikult me oleme sellest käivad, nagu oleks mingi maailmastaar. See on tavaline Võrno. Ma tean, jah. Kuidas sa siis ülbitsid, sa vaatad kaamerast? Põhiline on see, et te ülbitseks. So riesigen Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Genau. Stimmt. Nägi vist. Vaadake, kui kummaline asi. Kui meid Hannesega vaadata, siis visuaalsel vaatlusel, mis on pette, tundub, et Hannes on minust pikem. Aga tegelikult on vastupidi. Sõltub sellest, mitmes pala on juba, et kui sa oled juba hoos, siis on alguses puuga hea alustada. Siis saad nagu kuidagi soojaks. Kui sul juba käed on higised ja kui sa oled juba ähmis, siis on hea, kui on kork ja lõpuks on päris viimase osas on hea, kui on selline svamm, imev svamm mootoriga. Siis kättest läheb ju. Aga Tarmo teab kõige paremini, temal on Leedust toodud kepp. Leedi, mis see oli? Los Angeles, sorry. Maestro Erik Last tõi mulle kingiks Los Angelesest see kepi ja ma olen sellega väga rahul. Väga vähesed dirigendid on oma keppidega rahul. Topi seda mingi plastmassi jurakat siia. Tarmo on eravestlustes mitu korda öelnud, et... Mingi pers. Ei nii, seda sa oled ka öelnud, aga... Seda sa teed publikule, aga eravestlustes sa oled öelnud, et selle kepiga on... On hea. Selle kepiga ollakse rahul. Toidab ära. Ma ei tea, kas dirigent minu... Selle Tarmo kepiga ollakse rahul.
orkester on selle kepiga rahul, ma ei tea, kas minuga ka see kepp teeb oma töö hästi. Kasutage. Dirigendi kepp on nagu üks vile. Mis arvad, missugune muusika mõtetele mehele võiks meeldida? Ma ei tea, mis muusika talle meeldib. Temas vist tekitab emotsiooni iga selline heli. Huvitav heli. Siuke vend võib-olla. Mina olin reservohvitseride kursustel metsas ja seal oli niimoodi, et näiteks nendel veeblitel oli üks selline väljakujunenud värk, kui nagu kursuslased olid selgelt vähese sõjalise haridusega, ei saanud nagu täpselt aru, et kumba pidi mingi asi käib ja kuidas mingi puhtalt sõjalis-strateegiline mingi asi. Siis lõpuks sai see kõik selgeks, aga nii kaua, kuni see õpipoisi periood kestis, siis oli nii, et näha oli, et veeblid ei saanud meid muud moodi solvata, kui lihtsalt jälle ikaldus. Oli selline. Jälle ikaldus. See oli niisugune. See on ühest Kreisi raadio naljast või? See oli sellest naljast, jah. Põllumees ma ei tea, see oleneb jah kontekstist. Tarmol oli siin üks täitsa vahva märkus, et kui orkestril on dirigendiga hea koostööd teha, siis orkester ei jäta seda välja näitamata ja ka vastupidi. Ja ma küll väga loodan, et need tänased säravad silmad saalis ja ka orkestris meie selja taga, kui me seal pöörlesime, keerlesime, siis see näitas tõe kätte, et armastus on vastastikune, siin ei ole nagu sellist platoonilist midagi. Me armastame muusikat ja me armastame üksteist. Need inimesed, kes on saalis, need inimesed, kes on laval, kogu orkester, Rene, kes on režiipuldis. Selle kunagi millegagi rahul tuleb kätte. Kui tuleb ütle, annab. Kaamera käib, tuleb head nägu. Nüüd ju tore oli. Ma tahaksin öelda Hannese sõnadele nii palju juurde, et tegelikult ongi see, et ma arvan, meie armastus orkestriga on vastastikune. Lisaks Mis sellest armastusest võib sündida? Sellest võib sündida uus laps. Uus laps. Lapse nimi on DVD, mis siin sünnib. Ja te saate seda last omale koju laenata. Ja miks mitte ka CD, tuleb ka teine laps. CD. Ja kellel veel DVD-masinat ei ole, küll me teeme ka VHS-i variandid. Peaasi, et see laps äkki needele koju tuleb. See on siis kolmas laps. Kolmas laps. Lõpuks on suur pere, kus on kõik maailma võimalikud infokandjad. Siis me ootame Eesti rahvalt, et ta kingiks meile ühe suure laua, kuhu äärde me kõik ära mahuksime. Pühapäeva hommikul. Kalevi poeg Soomest nüüd laua. Kalevi poeg tõi, aga sai siililt jaag lauaga mööda lõugu. Minu ajalooõpetaja armastas ikka öelda. Kaunitel kaugetel aegadel olid tööriistad valmistatud 3 põhilisest materjalist. Kivist, puust ja luust. Kivis, puust ja luust. Lähme esinema.